Kujuta ette, et on õhtu, kell on 8, on suvi ja mõnusalt soe. Ja nüüd sa istud oma terrassi peal ja kuuled koera haukumist. See tuleb lähemale, see ei ole väga vali, aga see tekitab sinus reaktsiooni. Ja nüüd selle asemel, et näiteks tuppa minna või lihtsalt ignoreerida seda haukumist, sa tõused otsustavalt oma mõnusast toolist püsti, lähed järgi sellele, kelle koer haugub ja hakkad temaga viisakalt öeldes õiendama. Väga klassikaline. Me keegi ei viitsi oma mugavast toolist üles tõusta, seda enam kui on suvi, seda enam kui on soe, seda enam, et on õhtu, päevatoimetusi on palju olnud, aga nemad teevad seda. Kes? Just seesama nartsissis, sotsiopaat, psühhopaat ehk siis tume tegelane vajab seda selleks, et maandada oma neurofüsioloogilist reaktsiooni. Ja mitte ainult maandada, vaid ta tunneb ka sellest mõnu. Vot see on üks, millest on väga raske meil tavaliselt aru saada. Et kõik on nagu hästi, kõik on nagu tore, te olete temaga koos ja nüüd äkki täiesti nii-öeldes lambist hakkab ta käituma täiesti arusaamatumal moel. Ma arvan, et kõik, kes on nende tumeda triaadi isiksustega kokku puutunud, on seda kogenud. Nüüd probleem on milles? Ükskõik, kas te siis sattusite olema see, kelle peale ta parasjagu karjuma tuli, või te olite seal kõrval siis näiteks ja nägite, kuidas ta läks karjuma, tekitab see meis ootamatult ebameeldiv situatsioon, nii-öeldes ehmatust. Tahate või ei taha. Ja vot see on taktika, mida taolised isikud kasutavad. Ehk siis, ta teeb seda ootamatult, ta tunneb sellest head meelt ja ta ühtlasi ka maandab oma neuroteaduse kohaselt siis nii-öeldes seda testosterooni ja kortisooli taset, mis on neil tavaliselt kõrgemad. Ja huvitav küll, pärast seda, kui ta on seal ära karjunud, ennast välja elanud, jumal hoia veel, kui see vastaspool, kelle peale ta karjub, talle vastu hakkab, siis ta läheb üha rohkem ja rohkem leili sellest, agressioon ainult tõuseb, sest et tema tunneb ennast hästi ja ta muusas ei kannata ka seda, kui keegi talle vastu hakkab. Ja siis, kui see on läbi, tuleb ta rahulikult, istub tagasi oma tugitooli ja joob näiteks mõnusasti teed või kohvi edasi või võtab ajalehe või paneb teleka käima ja kõik on hästi. Ja ta ei pruugi üldse aru saada, et miks see teisi võiks häirida. Aga nüüd see vaesekene, kaasa arvatud ka teie näiteks, kui te olite seal kõrval, on hädas. Ja hädas miks? Sellepärast, et tema jaoks ja teie jaoks oli ehmatus ja teie aju nii-öeldes jookseb hetkeks lukku ja nüüd hakkab otsima selgitusi. Aga mis ma tegin valesti? Miks see ometigi niimoodi juhtus? Aga äkki ma olengi süüdi? Ja kui ta nüüd on teile veel ka osavalt selgeks teinud, et tegelikult küsimus ei olegi selles, et see koer haukus, vaid selles lihtsalt, teie oletegi süüdi, et te üldse kunagi koera võtsite, sest tegelikult, nii nagu ta ise väidab, tema ju armastab koeri, aga tühja, ärge uskuge. Vot see ongi see, et väga keeruliseks teeb taoliste isikutega suhtlemine. Näiteks, kui ma võtan ka oma klientide lugudest, on just see, et kõik on nagu näiliselt hästi ja siis ta nagu pöörab täiesti ära. Üks põhjus võib olla ka näiteks selles, et neil on näiteks seal ka varjatud bipolaarne häire, mis tähendabki seda, et ta ei suuda kontrollida ja tal muutubki nagu paugu pealt.
Teine pool on muidugi kindlasti see, et egomaania, mille all nad kannatavad on võib-olla päris õige sõna, sest et väidetavalt see on nende ajust sõltuv. Ehk siis seesama, kuidas ma ütleksin, seesama pool, mis nendele pakub nagu naudingut, väsitab kohutavalt palju, sest et teie aju endiselt protsessib seda toimunud sündmust. Ja muuseas, mitte väga vähe aega. Te võite sellest mõelda mitte ainult õhtul enne magama minekut, te võite sellest mõelda hommikul, kuivõrd te ei ole ka hästi maganud pärast sihukest asja. Te võite sellest mõelda järgmise päeva lõpus. Kui te hakkate nüüd näiteks vastu, siis te võite veel tunda piinlikkust, et issand jumal, äkki ma nüüd niimoodi reageerisin üle. Ta võib ka teile muuseas väga hästi selgeks teha, et loomulikult te reageerisitegi üle, sest et tema üldse ei mõelnud niimoodi ja tema on see süütu lambuke, aga teie olete ju see kuri hunt, kes hakkas teda ründama. Ehk siis kasutades veel ka hämamist ja reaalsete sündmuste moondamist, võiks öelda isegi silma moondamist, hakkate te kahtlema ka selles, mis üldse toimunud oli. Ja mõtlete, et teiega on midagi lahti. Ehk siis teie ei suuda ennast kontrollida, teie olete näiteks üle töötanud, teie olete vähe maganud, teil on elus probleemid, mitte tal. Aga ärge uskuge seda, see ei ole nii. Küsimus on neis, mitte teis. Ja sellistel hetkedel katsuge nii-öeldes võimalikult kiiresti läbi lõigata see mõte. Nii kui see mõte jookseb jälle sellele sündmusele, siis mõelge kohe ja tuletage endale teadlikult meelde, et see on ju juba möödas. See, et ta niimoodi käitus, on tema probleem. See ei ole teie probleem. Ja uskuge, seal varem või hiljem te õpetate enda aju sõna otseses mõttes teisiti reageerima, sest et ka teie reaktsioon sõltub juba teie eelnenud ajaloost. Ja mis on nagu huvitav, mida ma olen aastatega tähele pannud, alati ohvritel on olnud eelnev ajalugu juba lapsena. Ega ilmaaegu ei öelda, et lapsepõlv on see, kus kõik mustrid paika pannakse ja pannaksegi kahjuks. Ja pannakse kuidas? Väga lihtsalt. Kui te olete empaatia võimeline, nii, siis te tajute kogu aeg, mis toimub. Kui teil nüüd on siis nii-öeldes näiteks perekond, kus on oodata pidevalt draamat või näiteks, see on nagu etteaimamatu, kuidas nad käituma hakkavad, mis meeleolus nad parasjagu võiksid olla, kui te tuppa sisse astute, siis te hakkategi püüdlema kogu aeg mille poole. Esiteks te olete nagu väikene raal, kes kogu aeg raalib, mis toimub, et osata õigeaegselt reageerida. Ja teine pool on see, et kõik me püüdleme rahuliku oleku poole. Ja nüüd te üritate hakata kandma sisuliselt teiste koormat, ehk siis te võtate, protsessite nende emotsioone, üritate kuidagimoodi neid maha rahustate, üritate nende meeleolu tõsta, üritate teha kõike selleks, et te hakkaksite ennast tundma hästi. Ehk siis teisisõnu, hästi, see tähendab, te saaksite olla rahulikud. Sest iga pinge, mis meie organismis tekib, on väsitav. Inimesed, nagu ma olen korduvalt öelnud, ei lähe lahku mitte suurte ja ühekordsete draamade pärast. Ei, sellest tulevad kõik välja. Aga selle pinge pärast, mis on pidevalt õhus, selle ebamäärase oleku pärast, mis võiks järgmiseks toimuda. Ja hullem veel, sellest tekib ka sõltuvus, mis kogu aeg hakkab meid saatma läbi elu. Ehk siis muster on paika pandud, nüüd te kohtategi taolist isikut, nüüd tema trallib nii, nagu te olete harjunud, et teie ümber on kodanikud trallinud eelnevatel perioodidel. Ja te käitute täpselt nii, nagu siis, kui te olite juba lapsed, et seda asja kuidagi ära maandada. Jätke see meelde. Sest et igaüks, kes kasvab üles taolises perekonnas, on potentsiaalne, võiks öelda ohver tulevikus. Me peame mõtlema iseendale. Me peame
oskama kehtestada piire, sest et nemad seda ei tee. Ja see on ka oluline. Kui te olete tulnud taolisest perekonnast või kui te elate koos taoliste inimestega või olete nende sõbrad või olete lihtsalt töökas kollektiivis nendega koos, siis uskuge, ükskõik kui palju te ei proovi, nagunii te olete alati liiga vähe teinud ja süüdi selles, hullemgi veel, et nende elus on asjad paigast ära. Aga tegelikult, ega teie ei saa neid õnnelikuks kunagi muuta. Teie ei saa nende soove täita. Seepärast, et seesama rahulolu ja heaolu tunne on meis endis. Te võite ükskõik mis mägesid liigutada, võite ükskõik kui suurepärane elukaaslane või töökaaslane või sõber või sõbranna olla. Aga kui vastaspool on rahulolematu, siis teie seda muuta ei saa. See on sama absurdne, kui te lähete kellegi juurde ütlete, ma armastan sind nii väga, ma teen sind õnnelikuks. Te ei saa seda teha, sest et õnn ja õnnetunne on selles isikus, mitte teis. Ehk siis mõelge hoolega, kas tasub taoliste isikutega asja ajada või mitte. Sest uskuge, elu on liiga ühikene. Ja kui teil on kokkupuuteid, nii nagu mul oli, siis las olla. See on nende protsessida, see ei ole teie protsessida.